Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkede Pelak. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks said eile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad valimiste korral valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes millegagi ei riski, on valija. Parteide ühine sõnum on ka, et valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastakse ennast valida või mitte. Tihti näitab elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad paljud valijad üldse töötuks. Selle asemel, et makse maksta, hakatakse hoopis ise maksuraha tarvitama. Selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijaile umbusaldust avaldada. Ja mitmesugust meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab alates tänasest valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikud ja organisatsioonid, kes soovivad Stenbocki maja ees pikette ja meeleavaldusi läbi viia, on iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid on juba ees LGBT vastased ja siis hingavad juba kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsioonivastaste järele ootama, kui need just piketeerimast tulid ja nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub ka protsess inimestele mugavamaks. Meeleavalduse korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarvesse. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb, maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni broneeritud. Veel annab valitsus teada, et riigi rahalisi võimalusi ja surve all tervishoiusüsteemi silmas pidades ei ole võimalik ravijärjekordade samal tasemel hoidmine ja järjekorrad pikenevad üha. Alates järgmisest kuust käivitub ka uus ravijärjekorda registreerimise kord ja inimesel on võimalik kohe sündides ennast ravijärjekorda panna. Keskmiselt soovitataksegi ennast kirja panna 80 erineva haiguse ravijärjekorda ja nimekiri on kõikidel leitav digiloos. Kui inimene on kohe elu alguses ennast pannud ravijärjekorda, siis kunagi aastakümnete pärast, kui see järjekord temani jõuab, ongi suure tõenäosusega ühe või teise haiguse nähud tekkinud. Kui ennast varakult järjekorda panna, ongi võimalus kohe ka abi saada. Ja muudatusi on veel. Koht ravijärjekorras muutub alates uuest aastast päritavaks, mis tähendab, et kui inimene siiski ei jõua oma järjekorda ära oodata, siis saavad temale mõeldud ravi kasutada tema lapsed. Nii nagu paljud haigused on päritavad, nii saab päritav olema ka koht ravijärjekorras, teatab ministeerium. Ja kaasates kõiki osapooli ja sotsiaalseid gruppe on valitsusel peatselt plaanis selgeks vaielda, kas tasuline kõrgharidus paneb noore pingutama või mitte. Kui selgub, et tasuline kõrgharidus tõepoolest on positiivse mõjuga, siis tuleb uurida ka teiste seni poolenisti tasuta olnud teenuste tasuliseks muutmise võimalusi. Üheks variandiks, mida ühiskonnas lähiaastatel katsetada, olekski tasuline kõrgharidus ja seejärel ka tasuline töökoht. Tõenäoliselt paneks tasuline töökoht inimese rohkem pingutama. Tööandjad on seni olnud tasuliste töökohtade suhtes, kus inimesed ise töötamise eest maksavad, olnud ka positiivselt meelestatud. Juba praegu on arvukalt töökohti, kus töötasu on nii väike,